Nüüd aga külastame ühte pisikest kodukest, mille lahendus on hästi armas ja kompaktne. Räägime juttu ühe idee autorite, interiööri sisekujundaja Mari Olviga. Siia väikesele pinnale on mahutatud kõik eluks vajalik, et hästi kompaktne, kuid samas väga armas ja kodune lahendus. Korterisse sisse astudes tekib tõeliselt kodune tunne ja perenaine mainis, et alguses, kui see kodu soetati, mõtles ta, et kuhu küll kõik asjad ära paigutada, kuid tänasel päeval on kõik vajalik kenasti kappidesse mahutatud ja ruumi jääb veel ülegi. Kui palju siin tegelikult ruumi on ja mis oli algne situatsioon? Tegelikult on selles väikeses korteris kõigest 40 ruutmeetrit ja algselt ei olnud seal pesuruumi ja köök oli kinnine ruum. Kandekonstruktsioone me ei pidanud muutma, kuid siiski planeeringut sai seal korteris pisut muudetud. Algselt magamistuppa sai ainult läbi köögi, kuid nüüd eraldab magamistuba ja elutuba lükanduks ja köök on avatud planeeringuga. Korteri planeerimist me alustasime just sellest, kuidas peita ära asju, et kliendi sooviks oli, et ei tuleks väga palju mööblit sinna, vaid kõik oleks peidetud kujul. Otsustasime kasutada männivineeri, mis sai valgeks värvitud. Sooned seintes annavad seal rütmi ja need võimaldasid hästi ära peita need kapid. Et esmapilgul, kui korterisse minna, siis kohe ei olegi näha, et seal on kapid, või tundub, nagu seal oleks lihtsalt sein. Mis on sinu jaoks sellise meeleolu võtmeteemad? Millele, kui te mõtlesite selle lahenduse, mis oli esimene asi, mis nagu pähe tuli, mis sinna korterisse just sobiks? Kuna korter on väga väike, siis tumedaid toone sinna sisse me ei soovinud tuua, kuid samas ainult valge ja väga ele lahendus ei oleks ka seal väga hästi mõjunud. Seega otsustasime tuua sisse ka naturaalset värvi betoonelemente. Betoonist on tehtud köögis tasapind koos valamuga, köögi taustasein. Betooni on kasutatud ka vannitoas valamu näol, tualettruumis ja elutoas diivani ja söögilauana. Samuti on betoonist elemente kasutatud ka valgustite näol ja hubasuse sisse toomiseks oleme kasutanud seal ka betoonist lillealust. Köögilaua lahendus on inspireeritud veskikivist. Sinna on väga mugav panna sisse kas näiteks söögiriistad või maitsetaimed. Kas eebi alus ja väiksemad detailid on betoonist tehtud, nii nagu valamu isegi? Just, et kuna me tahtsime luua sellist tõelist tervikut seal korteris ja seda betooni on seal niigi juba väga palju, siis otsustasime ka tuua sisse mõned detailid. Seebi alus ja hambaharjatops on samuti betoonist. Et see laud on lausa selline kahe funktsiooniga, et on nii diivanilaud kui söögilaud. Kuna korter on väga väike, siis ei olnud mõtet sinna sisse tuua eraldi diivani ja söögilauda. Seega sündiski täiesti uus toode, kus ühe laua jalga pöörates erinevat pidi saab seda kasutada nii diivani kui söögilauana. Kuidas on saavutatud need toredad köögi tagasein ja tualettruumis tagaseined, mis imiteerivad sellist puitu? Kuna me soovisime, et betoon ka haakuks ilusasti selle laudisega, mis on ülejäänud korteris, kasutasime seal uudset tehnoloogiat, kus betoon valati puidu peale, et tekiks puidutaoline muster. Lükanduksed annavad korterile õhku ja samas hoiavad ka ruumi kokku, eriti siin pinna peal, et on väga ju väikene ruum. Ja siin korterist saab korratud hea tõde, et lükanduksi saab valmistada väga erinevatest materjalidest. Just, et kui lükanduks kinni tõmmata, siis magamistuba kaob täiesti peitusele taha, kuid kui see avada, siis see annab palju avarust ja õhulisust ja toob ka naturaalset valgust tuppa. Kuna pesuruumiks oli samuti võimalik kasutada väga vähe pinda, siis ei olnud mõtet panna sinna tavalist ust, mis oleks võtnud ära koridorist kogu ruumi. Seega oligi otstarbekas kasutada seal lükandust. Lükandukseks me kasutasime ära samast korterist pärit köögiukse, kuna klient soovis, et oleks kasutatud ka mõningad elemendid vanast korterist. Kõik on hästi läbimõeldud ja elamine on tehtud väga-väga mugavaks. Kogu korteri valgustus on juhitav ühest puldist, et kus selline mõte tuli? Kuna korteris elab noor perekond, siis nad olid väga avatud sellistele uutele lahendustele ja nii otsustasimegi, et valgustuse, kogu terve korteri valgustuse võiksime lahendada puldiga juhtimise teel.
valgustuse puhul oleme kasutanud betoonist valgusteid, kuid et pisut elavdada seda sisekujundust, siis oleme sisse toonud kroomitud lühtrid. Hubasuse loomiseks oleme toonud valgustuse ka raamaturiiulisse ja oleme selle suunanud alt ülesse, et peita ära need valgusallikad ja luua selline hubane meeleolu. Seina, viimistlus, kapid, panipaigad, et see tekitab sellise väga tõesti sooja ja koduse tunde. Kas see kappide mõte tuli kohe esimesena sinna juurde, et kuidas nagu ruumi kokku hoida või see stiiliga haakus, kust see nagu idee sündis? Idee sündiski seda projekti läbi arutades, vaadates erinevaid materjale ja ruumilahendusi. Kuna klient soovis, et võimalikult palju oleks kappidesse ära peidetud, siis see oligi parim lahendus ja võimalik viis neid asju ära panna. Kuna tegemist on avatud planeeringuga ja väga hästi elutoast paistab kööki, siis otsustasime kogu tehnika peita uste taha ja ka sahtlid on lahendatud sama materjaliga. Et ka magamistoas on sellised natukene huvitavad valguslahendused, millega on hea lugeda, võib-olla kui teine kaaslane saab kõrval magada, seda valgustit saab mõnusalt suunata. Ja sellised valgustid valisime koostöös kliendiga, kelle soov oligi see, et kui üks osapool soovib voodis magada ja teine soovib lugeda kirjandust, siis on see võimalik selliste valgustitega. Magamistoas annavad sellist mõnusat värvi juurde just see voodipeats ja samas toonis padjad. Et kas siin on tegemist tapeediga? Ei, voodipeats on kaetud kangaga. Kuna magamistuba avaneb elutuppa, siis see oligi taotluslik, et voodipeats paistaks just kui oleks tapeet, aga tegelikult on ta kaetud pehme kangaga. Sellistest tehnilistest lahendustest veel rääkida, siis lisaks puldiga juhitavale valgussüsteemile on ka kodukino kenasti sisse ehitatud. Kuna tegemist on noorte inimestega, siis nad olid huvitatud, et nende kodus oleks kodukinosüsteem. TV aluskapp on projekteeritud vastavalt tehnika vajadusi silmas pidades. Kas peale nimetatud vannitoa ukse on ka selliseid vanu detaile veel alles jäetud? Korteris on küttekehadeks vanad malmradikad, mis on puhastatud ja lastud rooste, et tuua korterisse värvi sisse ja anda sellist vanaaegset muljet veelgi rohkem edasi. Lisaks radikatele ja vanale köögiuksele on alles jäetud ka vanad aknad ja põrandad, mis sai restaureeritud ja vana ahi koos pliidiga. Kuna tegemist on ka väikese korteriga, siis konkreetseid mööbliesemeid seal palju ei ole. Just, kuna tegelikult kogu seinte lahendus koosnebki kappidest, siis eraldi mööblielemente on toodud korterisse sisse väga vähe. Et elutoas osas kasutasime diivanit, tugitoole, lauda ning TV-kappi ja magamistoa osas voodit. Ülejäänud lahendus koosneb seinakappidest. Mis on sinu kui ühe idee autoritest selline lemmik asi seal toredas korteris? Minu lemmik sisustuselement selles korteris on kindlasti 2 ühes laud, kuna see on tõeline disaini element ja väga funktsionaalne. Mida sa veel inimestele soovitad, kui hakatakse sellist korterit kas remontima või sisustama, et tuleks lõpp selline lahendus välja, mis oleks tõesti hästi kodune hubane endale armas paik? Soovitaksingi inimestele, olge julged ja rääkige disainerile oma ideedest, hobidest, soovidest, mõtetest, sest just koostöös disaineriga leitaksegi kõige sobivam lahendus. Nagu konkreetse kodu puhulgi oli kliendi sooviks kasutada võimalikult palju naturaalseid materjale ja nii sündiski terviklik lahendus puitu ja betooni kasutades. Eelkõige tulekski läbi mõelda oma pere vajadused, millega soovitakse seal tegeleda, kui palju on vaja korterisse panipaiku ja mööblit ja kindlasti ruumiplaneering on väga oluline.